Tere, Valvo ja Urmas. Aitäh, et olete tulnud siia külla meile. Ja täna on siis meil selline väike plaan ja soov rääkida teemal isaks olemine. Ja eesmärgiga siis just näidata teistele isadele seda, et isa roll ei ole midagi sellist, mida saab üheselt mõista ja midagi raamatust õppida, vaid ongi hästi erinevaid võimalusi selleks, erinevaid kogemusi ja loodan, et siis selle tänase vestluse käigus saame rääkida nii sellistest hästi õnnestunud taipamistest, aga võib-olla ka neid hetki, kus te olete aru saanud, et oleks võinud teistmoodi käituda, midagi teisiti teha. Et kindlasti on teistel isadel hea seda kuulda, et eksimine on ka inimlik ja me ju õpime läbi eksimist isegi tihti rohkem kui läbi õnnestumiste. Et olen valmistanud ette mõned teemad, mida me võiks siis omavahel niimoodi arutada siin vestluste käigus, et teie võiksite oma vaadet anda ja ma siis ka võib-olla lisan midagi, mis ma ise olen kogenud. Ja esimene teema on aeg. Et tihti just isadel on see väljakutse, et on tööalased, karjäärid, eesmärgid ja võib-olla ka mõned väga kindlad hobid, mis võtavad aega, et kuidas ikkagi jagada oma aega pere ja oma muude tegemiste vahel. Et võib-olla Valvo siin alustad, et kuidas sul see õnnestunud on? No mina saan vaadata enda laste peegeldustest seda, et kuivõrd nad on nüüd üle 20-sed, et nad suhtlevad minuga, et ju ma siis jagasin neile piisavalt aega. Aga muidugi enesekriitikuna ma arvan, et muidugi on alati rohkem on parem seal, sest ega me meestena oleme ju ise ka siis selles vanuses, kui sa nagu enda impeeriumit alles lood ja sealt kõrvalt anda tähelepanu poegadele, see ongi väljakutse. Et ega ma ei oska öelda, kas seda sai palju või vähe, aga jah, kuna nad minuga rõõmsalt suhtlevad, siis ma arvan, et ju nad siis said vähemalt piisavalt. Aitäh. Urmas, kuidas sinul? Jah, see tere kõigepealt, aga see aeg on jah selline huvitav küsimus. Mina ütlen, et aeg on inimese kõige suurem pandeemia, selle järgi me vananeme, selle järgi me jääme hiljaks, teeme vähe, võib-olla mitte õigeaegselt ja nii edasi, et mina ütlen, et see on üks kõige suurem pandeemia üldse inimkonnale. Aga jah, nii nagu me seda aega mõistame, et kuna minul on nüüd sattunud selline lugu, et ma olen praegu 60-aastane, mul on 8 last ja 6 lapselast ja 3-4 erinevast perest ja veel hulk lapsi, kes mind käsitlevad ka enda isa, keda ma olen kasvatanud ja koolitanud ja nii edasi. Et siis loomulikult mul on ka 24 tundi kui kõigil teistel ja aega selles klassikalises mõttes ei ole olnud, et ma olen teadlikult alati võtnud sihiks olemas olla. Olemas olla ja see on nii hästi välja tulnud, et ma arvan kõikidel minu lastel, kes on ka paljud õppinud ja viibinud erinevates maailma nurkades, esimene kõne, kui neil midagi hingel on tavaliselt minule. Siis tundub ka, et kuidagi on toiminud. Et ka mina olen omal ajal kindlasti piinenud selliste mõtete sees, et ikka oleks võinud neid mänge koos rohkem mängida ja neid naelu rohkem seina lüüa ja puu otsa ronida ja nii edasi, aga siukest. Samas ma ütlen ka see, et ma tean kindlasti isasid, kes pingutavad üle ja jätavad jälle lapsele selle enda siukse voolavuse ja selle arengu nagu kuidagi pidama, et see isa muutub nii selliseks eesmärgiks, et nagu muud polegi. Ja ma siin sekundeerin täitsa, et see just see osa, et aega on meil seal nii palju nagu on, eks, aga just see sisu on oluline, mida sa selle ajaga siis ka teed, et ega see võib-olla see ühine kinos käimine ei ole nagu see kvaliteetaeg, mis just nagu sellist sotsiaalse või sellist suhtlemist lapsega nagu toetab, et see pigem on selline elamus ja siis sa saad näidata, et sul on lapsed ja oled väga äge isa, kui sa sealt kinost välja tuled, aga nii nagu spaaski, et ega see seal nagu
ega see seal Veepulina saatel nagu väga mingit isa-poja suhet nagu luua juurde ei saa. Et võib-olla nimetame seda küll kvaliteetajaks, aga võib-olla see kvaliteetaeg on just see, mis Urmas ütles, et noh, peadki koos nagu naela seina lööma ja lauamängud ja noh, sellised asjad on võib-olla tunduvalt rohkem suhtlemist aitavad kui see, et sa nagu lihtsalt sõidad kuskile soojale maale puhkama, eks. See on väga hea tähelepanek, mis te välja toote. Minul üks, mul ei tule situatsioon täpselt meelde, aga minu 32-aastane tütar ütles mulle alles hiljuti ühe situatsiooni, mis talle kõige rohkem on meelde jäänud ja mida ta hindas, mida mina ei mäletanudki ja minu jaoks ei olnud üldse tähtis, aga tema jaoks oli see tegelikult tähtis, mis on tal terveks eluks meelde jäänud ja lausa esikohale pannud. Jah, et see on hästi huvitav, mis te välja toote ja seda on ka üks pikaajalises uuringus, siis see tuligi välja, et kui küsiti inimestelt, kes siis olid, meesterahvad olid küll 50 pluss olid nad juba, kes olid siis tööalaselt väga edukad, aga ka kinnitasid, nad tõesti on õnnelikud. Ja siis küsiti, et mis neil nagu lapsepõlvest endal meeles on ja see üks ühine asi, mida nad kõik ütlesid, oligi see, et nende vanemad olid nende jaoks olemas ja mis siis tähendas seda, et ei olnud oluline see, et kui pikalt või palju nad ajaliselt olid, vaid sellel hetkel, kui nad selle aja võtsid, siis nad päriselt olid nende jaoks. Ehk siis see on midagi, mis jääb lastele meelde ja see mõjutab uskumatult palju. Ja, aga siin on trikka, mis me jälle täiesti nõustun, et ma olen enda lastega ka olnud see, et need asjad, mida mina mäletan, et mõne asja eest olen vabandanud nende ees, et ma olen nagu täiega puusse pannud mingite asjadega ja nemad ei mäleta neid üldse. Ja need tulevad hoopis mingite muud asjadega, mis neil on meeldinud või ei ole meeldinud, et selles mõttes nagu et kui nüüd anda nõuannet praegu isale, kellel on siuke 9-aastane poeg, tütar, lapsed, et siis ma ei tea, siis nagu ikka me vanematena teeme enda parima iga päev, eks. Ja see ongi kõige tähtsam, et hoia lihtsalt nagu süda õige koha peal ja tee seda. Ja tähelepanek, et see, mida meie võib-olla oluliseks peame, võib-olla laps märkab midagi muud, et ei tasu võib-olla üle mõelda tõesti. Et lihtsalt tõesti olla enda parim versioon ja küll laps sealt võtab selle, mis teda siis mõjutab. Ja üks küsimus, mis veel aega puudutab, et kas teil on olnud peres selliseid erilisi traditsioone ka, mis te nagu lastega koos olete teinud, et mis endale on hästi meelde jäänud ja võib-olla mida lapsed on hiljem välja toonud? Meil on olnud ikkagi see metsas käimine korilastena ja mitte korilastena ja siis on olnud suusareisid täitsa nagu algusest peale. Muud reisid ka, aga need on nagu olnud just sellised kõige aktiivsemad ja kõige sellisemad, kus ongi hästi palju seda koos sõitmist ja siis seal olenevalt laste vanusest, siis seal mäe peal ka nagu rohkem koos tegemisi ja koos olemise. Ja kuna meie elasime esimest otsa maal, siis minul oli kombeks enda lastega legodega mängida näiteks. Lauamängude fänn pole väga kunagi olnud, aga legodega mängimine oli küll. Et see on mu enda lapsepõlvest mingi kaotatud osa, mida ma siis kompenseerisin. Esimene lego oli ikka selline, mida ma panin ise kokku pool ööd pärast seda, kui laps oli magama pandud juba. Et need sellised asjad. Mina olen traditsioonidest nagu väga pean neist lugu ja lausa rõhutan neid, sest et ma pean ka lugu tegelikult esivanematest, nende mõjust, eelkõige isa, ema, ka kõikidest teistest juurtest ja nii edasi. Ja seal kehtib tegelikult ainult üks asi, mäletamine. Kui me mäletame, ehk inimene saab enamus enda energiat enda juurtest ja kui seal pidamist ei ole, siis on siis üsna tihti peale ja või kui seda energiat valesti kasutatakse, siis see tihti peale hääbub see energia. Me näeme selliseid, kuidas öeldakse, selliseid perekondade harusid, mis siis mõningate aastate jooksul täitsa ära hääbuvad ja kui hakata sinna järgi vaatama, siis tegelikult
side vanemate, vanavanematega ja laste enda vahel puudub ja siis üsna tüüpiline, kui täiskasvanud vanemad, keegi elab või lapsed, üks elab Ameerikas, teine kuskil Eestis, kolmas kuskil mujal, kokku saadakse heal juhul matustel või juubelitel, sünnipäevaks õnne soovitakse ka SMS-i teel, sest mina olen võtnud endale selleks, et ma ikkagi algusaegadel ikka ise helistasin kõik üle, et kuule, nüüd on sellel vennal või tädil sünnipäev ja kas sa ikka helistasid, rääkisid, kas sa võtsid aega tema jaoks ja nii edasi, see on nagu üks asi, siis üsna pikka aega, mitukümmend aastat, jaanipäevasid alati olime koos, nagu ma ütlesin, lapsed olid erinevatest peredest. 25. siis jõulu esimene püha oleme alati kokku saanud ja ka seekord kõik üsna mitukümmend inimest on ühine niisugune söögiaeg, siis kui mõni laps saab siis teatud ealiseks, täiskasvanuks ja see on niisugune rituaalne koosviibimine, et ta nõndanimetatud ellu tõugata. Veel enam, kui enamus minu lapsed on sõitnud siis gümnaasiumi ajaks välismaale õppima, siis tema ärasaatmine on ka omaette rituaal, et ta tunnetaks ja ütleme selle kõikide selle tegevuste nagu eesmärk on mäletamine. Et midagi muud me teha ei saa. Sest me kipumegi elus hästi palju nagu üle pingutama, et luua neid hetki, mida saab mäletada ja eelkõige mäletamist anda edasi nende inimeste suhtes, keda meie hulgas enam näiteks ei ole. Esivanemad. Kohe küsiks siia juurde, et sa oled nüüd ise juba vanaisa, et kas on mõni lastest juba võtmas seda rolli ka üle, kes üritab meeles pidada ja tuletab meelde või on see veel endiselt sinu? Eks ma vaikselt ju ka selle nimel tegelen, et ega ma ei kavatse seda igavesti tegema hakata ja eelkõige minu vanemad pojad on kuidagi sattunud nii, et pere suhtes ja oma lasteste suhtumises on nemad täna mulle eeskujuks. Et ja eks nad siis püüavad ka seda järgida, mida mina olen neile nagu niimoodi harjumuseks kujundanud. Hea küsimus, et harjumuseks kujundanud, kas sa siis tegidki teadlikult ka mingeid asju, et need kujuneksid harjumuseks või ikkagi tegid puhtalt sellise oma tunde järgi? Ikka teadlikult, et inimestel ikkagi on vaja ju teatud asju teha, teatud arv kordi, kui see muutub sinu elu loomulikuks osaks. Jah, ja kuna ma olen seda endast lähtuvalt võtnud, et ma usun seda, et mina olen oma juurtest saanud päris palju eluenergiat ja sa pead sinna tagasi andma, ehk sinna kotta, sinna ühiskonda, sinna riiki ja nii edasi, et need paljud inimesed, kes maailmas on teinud nagu vägevaid tegusid, on omanud ka päris palju eluenergiat. Ja kui nad on selle vale koha peal ära kasutanud, võtame kas või siin Hitler, Stalin, Lenin, siis mõne põlvkonna jooksul on nende suguvõsad kõik hääbunud, sest nad on vale koha peal seda tagasi andnud. Et see on lihtsalt näide, et meelde jätta, et see on tähtis. Et on nad küll negatiivsed inimesed, aga see on näide, mis meelde jääb. Ja me küll rääkisime sellest tööst ka, aga kas mingil hetkel see tasakaal kippus ka kaduma või ikkagi oli see selline teadlikkus kogu aeg olemas, et perel kindel aeg kuidagi broneerida või on olnud ka endal selliseid sisemisi dilemma hetki või raskemaid hetki, kus oleks tahtnud rohkem olla, aga samas mingil põhjusel saanud olla perega piisavalt? Minul ei ole seda sellisel moel olnud, sest võt me siit Urmase jutust kumab ka läbi see, et eks me nagu enda lapsi kasvatades üritame teha ikkagi paremini, kui enda vanemad tegid, eks. Ja kuna mina olen sellest põlvkonnast, kus vanemad on sõjavõitjate lapsed ja neil olid nagu omad mured ja kogu see ühiskond on ju nii palju muutunud iga 5 aastaga, siin viimased 30 aastat. Et siis
mina, kui ma teada sain, et meil sünnib laps, siis mina kirjutasin lahkumisavalduse mõni kuu hiljem ja olin lapsega kodus. Kompenseerisin ilmselt enda vanemate nagu sellist perifeersust. Ja teise lapsega samamoodi olin ma kodus üsna mingit aega ja ma tean väga hästi, mis on koduperenaiste stress, sest ma jõudsin ka sinna. Aga et ja siis, kuna ma olin siis ärikonsultandina, siis mul oli see hästi selline paindlik, et mul ei ole sellega olnud küll probleemi, et ma oleks, et olen kuskil, ma ei tea, välislähetuses või et mul on mingi väga suur projekt ja siis ma ei saa üldse mitte midagi muud teha kui ainult tööd, et seda mul ei ole olnud. Aga võib-olla nagu mitte töö pärast, aga just nagu eneseteadlikkuse pärast, ma arvan küll, on jäänud väga palju nagu head aega kasutamata seal lastega. Seda võib küll öelda, seda ma näen ka praegu laste peegeldusest, et mitte siis enda omade, vaid need, kellega me oma neid klappe teeme, et isad on hästi perifeersed ja on pildilt ära ja seda on väga, seda on märgata, et isad ei kasuta ära seda potentsiaali, mis oleks võimalik just selles vanuses veel kasutada, sest kui seal kui ongi selline 14-aastased lapsed, siis sul on juba suhteliselt vähe juba teha nendega, et sa saad ainult müksata, ega sa neid siis enam juhtida ei saa. Nii et jah, ma arvan, et olen siin nende tänaste isadega võib-olla üsna nagu selles mõttes samas potis, et lihtsalt ei oska nagu kasutada seda, aga aega nagu oleks iseenesest, oled ise oma aja peremees, aga ei oska nagu seda panustada niimoodi lihtsalt. On sul? Jah, ma nii jälgisin seda, et kuulasin ja siis natukene nagu proovisin endaga seostada, aga mis see küsimus nagu täpsemalt oli, et alguses järgi, muidu ma lähen sinu jutu järgi. Ja ma vastasin hästi pikalt ka ja driftisin nagu mingi tiiruga. Pigem just ongi see, et kas ikkagi mingil hetkel tekkis ka selliseid kohti, kus tekkis tunne, et oleks tahtnud rohkem olla olemas. Ikkagi on olnud selline teadlikkus kogu aeg olemas, sest palgapuudutus tuligi välja, et isegi mitte ajas, kui sellises aja pikkus on küsimus, vaid see, et seda võib-olla teadlikkus seda aega kasutada nii, nagu oleks tahtnud. No eks ikka on, me kõik oleme inimesed ja nagu ma ütlen, et ma olen mitmest kooselust, lastega kooselust lahku läinud ja eks me tunnetame ju tegelikult see, mis sinna maha jääb ja ma püüan olla sellest ülest minu arust, et kõik, mis on juba olnud, need on olnud, aga üks inimese üks kõige sügavam tunne, mis teda segab tegelikult elamast ja kandub ka teistele edasi, on süütunne. Ma proovin mitte sellega elada, et ennast süüdi mõelda, et ma arvan, et keskelt läbi ma olen teinud endast ütleme niimoodi, mitte et öelda maksimumi, aga päris palju tegelikult, nii et keskelt läbi on kõik hästi, mul on kõik ilusad, terved hakkajad, head pereinimesed, lapsed, et ma ei oska sinna midagi, aga takkajärgi öelda, et kõik on mingis tasakaalus, et ma tean, et me võime igasuguste ju näidetega jõuda sinna maani, et kuna ma olen ise ka spordijuht Eestis, et siis treeneri osakaal, mis on eriti meie Eesti katkistes peredes, eriti meestreeneritel on väga suur roll ja siis ka mina läksin kergejõustikutreeningutele ja kuna ma ei suutnud teivashüppega hakkama saada, siis treener mind tutistas päris kõvasti ja ma rohkem sinna trenni ei läinud. Ma olen väga tänulik. Ma oleks täna tõenäoliselt üks 1000 eurine tubli Eesti treener. Aga mul on võimalik olnud teistmoodi elada, nii et me ei saa kunagi öelda, mis on millele hea. Elus on neid teid palju, et põhiline, ma arvan, et me oma jutuga jõuame ka sinna tegelikult võib-olla, mis selle isa kvaliteedi sisu võiks olla üldse, et lasta lapsel kasvada selleks, kelleks ta loodud on tegelikult. Ja just, et sellel mittepanustamisel võib ka nagu hea külg olla, et
ja kui vaadata nagu skaala kahte otsa, et ühel juhul, kui on nagu tohutu ülehoolitsemine ja teisel pool on emotsionaalne kaugenemine või suisa äralõigatus, et siis see äralõigatus on nagu mõnes mõttes parem. See ülehoolitsemine on just see, et ega ta kujuneda ei saa ja siis mingisugusel hetkel, kui ta siis kodust lõpuks ometi välja lastakse, mitte ei murra, vaid nagu lastakse välja, et siis ta hakkab alles õppima seda. Aga nõus jah, et ega me neid alguseid ja kvaliteete on nagu raske määrata, et eks me igas eluetapis teemegi enda parima ja lapsevanemana ju muud ei teegi kui ainult enda parimat. Ja et mis see siis nagu, mille järgi seda tulemit siis mõõta, ilmselt on jah, et iseseisvuse järgi, eks. Kas kujunevad iseseisvateks isiksusteks või mitte. Just. Et see on jah, terve energeetiline kompleks olemis, sest mul on kuidagi nagu sügavalt nagu kuidagi meelde jäänud on üks India luuletaja Tagore või filosoof, kes ta oli. Ja siis tema tütar, kes siis oli teda pikka aega nagu kuidagi jälginud ja oodanud ja igatsenud seda isa. Ja ta oli 14-aastane, kui tütar võttis ta esimest korda siis, või ta isa võttis tütre nagu seltskonda kaasa. Näid tutvustas teda seltskonnale. Ja see oli nii selline hetk, et ta kirjutas sellest hiljem terve raamatu. Et kõik oleneb, mis pinnal midagi on ja mis pinnal midagi avaneb. Ja täiesti nõus, jah. Mulle muidugi sellest veel sinu jutust väga meeldis see, et süütunne on midagi, mida tasuks väga teadlikult mitte tunda. Sest et see pigem, kui teha lastega midagi süütundes, siis ega lapsed saavad aru sellest. Et see pigem, nagu Valvogi ütles, et pigem vabandada, kui tunned, et oled eksinud ja minna puhtalt lehelt nii-öelda edasi, et see süütunne kindlasti ei teeni meie kellegi huve. Ja mitte ainult sellel tasandil süütunne, et süütunne ka laiemalt, et võib-olla need paarid, kes elavad koos sellest süütundest, et me peame ju oma laste eest hoolitsema, et ega me sealt muud edasi ei anna kui seda sama süütunnet, eks, et või need emad, kes tunnevad, et ma ei ole piisavalt hea ema, et ma pean ikka veel rohkem hoolitsema või isa, et ma pean ikka rohkem pildil olema või teenima rohkem raha, eks, et need on ju ka kõik süütunde ilmingud ja ei aita nagu kuidagi sellisele elutervele arengule kaasa, eks. Nüüd me jõuamegi tegelikult ju sinna poole, et minust ajast tähtsam on sisu. Et sa suudad seda lapse tunnet järgida, me teame, et väike laps ju kui emmetissid kodus ei ole, käivad liiga palju tööl ja paigeks näiteks. Et lihtsalt sellel põhjusel, et ta oleks lähemal. Ja minul endal on, kuna ma olen ise ka hästi palju ikkagi tööle pühendunud ja hobidele pühendunud olnud, et siis kui ema on lastega päev läbi kodus ja sina õhtul koju lähed, siis ma olen spetsiaalselt sellega tegelenud, et üsna tihti on lõhkuda ära kogu see kodune õhkkond, sellepärast et lapsed nähes seda õhtul võib-olla tund aega seda isa, siis nad on seal nii ümber, esiteks neil tekib endal tunne ema-isa vahel, emal tekib tunne, et mina siin päev läbi kõik ja nüüd äkki tuli ja võttis kogu au ära. Et ma olen nagu teadlikult nendega tegelenud, et seda maandada, et see niimoodi ei tekiks. Ma arvan, et see on lapsed võtavad rolle hästi nagu lihtsalt endale. Ma arvan, et see on väga oluline koht, mida tänastele vanematele hästi selgelt edasi anda, et esiteks siis see, et sinu kõige tähtsam partner on sinu paarisuhte partner, eks, siis kõige tähtsam suhe on iseendaga, siis partneriga ja siis tulevad lapsed. Et just kui me võtame selle sama situatsiooni, mida Urmas rääkis, et mees tuleb töölt koju ja siis on see pere tähelepanu on temal, et kuidas sa seda siis jagad, siis ikkagi kõigepealt kallistad ära oma naise ja siis lähed laste juurde. Ja siis tegeled nende lastega nii kaua, kuni saab nad magama või kuhu iganes ja siis oled jälle oma partneriga edasi. Ja see on ilmselt koht, kus mehed väga kergesti nagu ära murduvad või ei lähe just selle teadlikkusega. Et mehe ülesanne ongi seal väga tugev olla, väga paigas, et see, nagu Urmas ka ütles, et sa lõhudki ära selle koduse tekkinud energia. Meeste töö ongi purustada, kui vaja ja luua sinna uus impeerium, eks ole. Ja seda saab teha ainult teadlikkuse ka
ja ikka nagu eneseteadlikkusega enne kõike. See oleks küll asi, mida võiks tänastel isadel julgelt edasi öelda, et minge väga teadlikult töölt koju ja pühenduge siis 100% sellele, mis kodus on. Vaadake, mis toimub ja sekkuge, kui vaja. Kohe siin küsiski, et sa veel rõhutasid, et sa väga teadlikult tegid midagi, et kas sa oled midagi valmis jagama, mis sa tegid hästi teadlikult? Ei, lihtsalt see teadvustamine, sa väga hästi kirjeldasid seda, et ega siin meheliku energia kohal siukene kvaliteet on ju kohalolu. Kui sa koju lähed, et siis ja veel enam, et kui sa lähed hilja ja oled palju tööd teinud või päevi ära olnud, et siis oma kohaloluga seda kodust energiat hoida. Et siis sa ei saa ütleme, minna otsejoones lastega kuskile mängutuppa või mängunurka hullama on natuke vale, et lapsed tahavad teist signaali, nad tahavad ema-isa signaali rohkem saada kui enda tähelepanu. Just täpselt, jah. Seda ei saa alatähtsustada, et kus on su fookus on. Et ikkagi esmalt on paarisuhe ja lapsed, selles arenevad ju lapsed enne kõike, et nad näevad ju peegeldusi vanemate peal. Ja isegi soovitus nagu just, et kui oled päevi ära olnud või mis iganes, et siis nagu, ma ei tea, mine maga välja ennast, puhka ja mine siis nagu täie jõuga. Et kui sa nagu siukse närtsinuna lähed koju, üks kord, 2 korda on see aga kui see on nagu rutiin juba, siis see ju ei aita nagu mitte kedagi, eks. Et ja teadvustamine ilmselt teadvustamine on ikka enne kõike. Täiesti nõus, et see jah, on kindlasti üks teema, mida ma olen ise ka märganud, et just vaadates ka teisi peresid, et tihti ikkagi see paari suhe, eriti kui laps hakkab rohkem olema, kui seal 1 või 2 või isegi 3, et see paari suhe kuidagi muutub, ütleme nii, et seal need rollid hakkavad kuidagi hägustuma. Pere muutub logistikaüksuseks. Just. Ja. Aga väga hea märksõna, et just see teadlikkus on oluline, et isegi mitte see, mis me teeme, vaid me õpime märkama seda ja kui me juba märkame, siis juba automaatselt me ju teeme mingi ja kui see perekond läheb natuke suuremaks ja need lapsed ongi väiksed, siis kummalisel kombel mehi tõrjutaksegi nagu natuke eemale. Mitte, et neid tõrjutaks, aga see kujuneb niimoodi välja, sest kuidagi on see, et see kõige väiksem, see saab rinda ja siis need kõik on nagu, kui nad veel on eelkooli eas, siis kuidagi naine on ju kodus. Eesti ühiskond on ka ju kuidagi hästi nagu, ma tahaks öelda selles mõttes nagu naise keskne, et kui me võtame ekstreemumi, et on lahutus, siis nagu ei ole üldse küsimust, lapsed jäävad alati naisele, eks. Kuigi ei peaks võib-olla alati nii olema, eks. Et siis kui see titekari on seal väike, siis ema ongi kuidagi nagu ülitähtis ja siis mehed minu meelest just selle koha peal nagu lähevad ära. Siin muidugi võiks nagu veel öelda seda, et ära lähevad muidugi poisi rollis mehed, eks, et kes ei tule sellega siis toime, et nad on nagu justkui siis nagu 4. laps seal, kelle siis hoolt ei kanta või on jäänud nagu kõrvale, eks. Aga jälle teadlikkuse küsimus, et tehke selgeks, kes sa seal peres oled, mees või laps või abikaasa või mis, eks. Jah. Aga siit küsikski niimoodi, et kas teil on peres olnud selliseid väga teadlikke rolli jagamisi, et just kui vaadata kogu pere, et partner, lapsed, et just nende rollidega tegelenud ja neid mõtestanud oma vahel? Niimoodi ei ole, et eks kuidagi see ühiskond ikka surub peale, et teatud asjad on nagu naiselikud rollid ja teatud on mehelikud rollid ja minu elu on ka enam-vähem niimoodi välja kujunenud, et niimoodi ühiskonna peegelpildina, et olen ikka need, ütleme niimoodi, koduseinad loonud ja selle raami tekitanud ja emadele on jäänud selle soojuse hoidmine. Mina ise olen küll teadlikult, nagu ma ennem ütlesin, et olen mitu korda lahku läinud ja mul ei ole peas olnud üldse kohtagi, et lapsed peaks kuskil mujal olema kui ema juures. Sest et ema roll on minu arust, ütleme, öeldakse kui minu ema ära suri, mulle näiteks öeldi niimoodi, et nüüd lõppes ka sinu lapsepõlv.
ehk kui ema on 120 ja laps on 100, siis ta on laps. Piltlikult öeldes, et kui ema ära sureb, siis muutub, siis on tühjus ees. Et siis on sinu arust täiesti tühjus. Kui ema elab, siis on ikkagi sa oled laps. Et seal on nagu natuke rohkem suurem sisu, aga jah. Ma olen täitsa nõus sellega, lihtsalt korrigeerin seda enne öeldud sellega, et see ei pruugi kõikides peredes niimoodi kõige parem olla. Et mehi on erinevaid, naisi on ka väga erinevaid, eks. Et on nagu lapse rollis naisi ka, kes veel tahavad enda sarvi maha joosta ja unustavad selle lapse jumal teab kuhu. Mina olen näiteks kuulnud enda matkadelt tagasi sõites. Hästi, neid on olnud palju, aga üks hästi markantne on aastaid tagasi üks näide, kus üks tüdruk rääkis sellest, et ma olin mingi ema juures ja siis ärkasin öösel üles, ta oli siis 11-aastane, 5. Ja ärkasin öösel üles ja ema ei olnudki kodus. Nad korteris elasid ja see ema tuli alles hommikul klubist. Et see nagu, et see, võt, ei saa nagu nõustuda alati sellega, et emad on paremad. Kindlasti lugupidamise juures, et kõik on head ja teevadki enda parima, aga elu nõuab oma, eks vahepeal. Ja lähme fookusesse tagasi. Mis see küsimus oli? Samas ma ikkagi selle sama teema juurde nii palju küsiks, et kas tundub, et te nüüd olete ikkagi, ma nüüd ütleks, et eelmise põlvkonna isad, aga kas see on selline rollikonflikt, on pigem siuke kaasaegne probleem äkki üldse või kuidas te seda tajute üldse? Et siis milline rollikonflikt? Mis on mehelik ja mis on naiselik? Mehelik ja naiselik on ju, et see ju paneb väljakutsega pere suhtele. Ja see on nagu, see läheb eelmise küsimusega kokku, et minul näiteks oli selline paarisuhe abielu, et mina olin dominantne ja mu abikaasa oli ülefunktsioneeriv. Kui panna nagu psühholoogilistesse terminitesse seda. Ehk et me mõlemad nagu paistsime välja hästi aktiivsena ja toimetasime justkui nagu väga hästi koos, aga tegelikult seal all nagu toimusid hoopis teistsugused käigud, et me vahetasime neid rolle ka nagu väga tihti, et kumb parasjagu mees on, kumb on siis naisenergias, kumb on meesenergias. Ja logistilise toimivuse mõttes ei ole üldse probleemi. Väga hästi toimib, tean ise, 17 aastat väga hästi toimib. Aga et kui panna nagu mees-naisliinile, nagu paarisuhte liinile, siis muidugi ei toimi nii hästi, eks, et ega muidu ju lahku ei läheks ka, eks. Et see on jälle üks selline märkamise koht, et püsi ise mehe rollis ja vaata, mis toimub, tasakaalusta oma naist. Mehel väga palju muid ülesandeid ei olegi, armasta oma naist lihtsalt. Kõlab hästi lihtsalt. Jah, kõlab lihtsalt, aga ole tihti nii lihtne teha. Jah, ei oska, mitte et ei ole keeruline, vaid ei oska ilmselt. Jah, võib-olla ka jälle teadlike küsimus on ju. No ikka jah, nagu sa ütlesid, me eelmise põlvkonna isad, et meil veel eriti keeruline, et me ei ole nagu enda vanemate vahel nagu sellist suurt armastust näinudki, oli ikkagi selline pealesõja ühiskond ja hästi ju surutud ühiskond, et iga vale sõna eest võisid nagu sattuda probleemidesse ja kui sul värvid valesti juba küljes olid, siis juba võis olla probleem ja kogu see hirmuühiskond, et see on ka kindlasti jätnud oma jälje sinna, et miks me täna ei oska armastusest siin nii selgelt ja avalalt rääkida. Ja need, kes oskavad, need kalduvad võib-olla skaala teise otsa, et need hakkavad retriitima seda ja tegema mingeid väelaagreid. Et seda peab ka tegema muidugi. Et jah, ma ise ennast tajun ka, et ma võib-olla on pigem see, et ma ei näe veel neid selliseid, vähemalt oma peres ei ole selliseid rollikonflikte, aga see, mida me siin just rääkisime, see ikkagi näitab, et see vist on midagi sellist, mis on midagi täitsa uut, on ju. Et enam pigem vist isad ja emad et mõlematel omad isiklikud ambitsioonid ja on hästi palju sellist sellelt pinnalt tekib ka arusaamatusi, et mina, kui ma vaatan nagu laste, siis mitte enda laste, vaid jälle nagu oma klappmatkade laste peegelduses, et siis ma arvan, et see rollikonfliktiks, aga neid ülefunktsioneerivaid emasid ongi hästi palju. Nagu
emad kuidagi kasvatavad neid lapsi, nemad on laste koosolekutel, seal klassi koosolekutel, nemad vaatavad, et ta õpiks ja nii edasi ja nii edasi. Mehed kuidagi annavad ära selle koha, naised võtavad selle poodiumi koha endale ja mehed astuvad sealt kõrvale. Ja naised ei jäta sinna väga suurt ruumi, et mees saaks sinna tagasi astuda, kas varem või hiljem, eks. Ja siin ei saa nagu öelda, et üks on, et mehed on nõrgad või et naised on ülefunktsioneerivad, või seda koos toimimist alles see ühiskond õpibki praegu. Et kui sa lähed nagu Rootsi ühiskonda, siis ongi, mehed ongi aastaid lastega kodus ja ongi meie mõistes nagu täiesti naise rollis, kuigi nad on ikkagi täitsa mehed. Vähemalt siis selles kontekstis, mis seal riigis parasjagu on, eks. Et see seal kindlasti see ühiskond dikteerib natukene seda mehelikkust, naiselikkust, aga üleskutse jälle selles, et emad andke siis natuke ruumi sinna isadele ja isad astuge siis sinna nagu poodiumile, te olete lapse jaoks mõlemad olulised, ei ole tegelikult niimoodi, et isa on tähtsam või ema on tähtsam. Jah, nagu ekstreemumites võib nii öelda muidugi, aga seni, kuni on mõlemad olemas, seni on mõlemad väga tähtsad ja isa tähtsus ju järjest kasvab, nagu see ema tähtsus väheneb seal. Lapse vanusega seoses, just mõtled nii või? Ja näiteks Tõnu Ots armastas rääkida sellisest loogikast, et vanuseni 0-5 on lapsel ema hästi tähtis ja õpetab head ja halba. Nagu sõna otseses mõttes läbi selle isikliku suhtlemise. Ja sealt edasi hakkab muutuma oluliseks isa. Isa hakkab õpetama õiget ja valet, mis on täiesti nagu ristuv telg selle hea ja halvaga. Sest me elame meeste tehtud ühiskonnas, meestel on ühiskonna reeglid selged, ehk et õige ja vale on nagu meeste teema rohkem. Ja nüüd ongi, aga kui sul see alguses see õige ja vale on sassis, siis hea ja halb on sassis, siis sa ei saa hiljem nagu õiget ja valet ka paika enda jaoks. Nii et see nagu näiteks selle näite puhul ei saa öelda, et üks on tähtsam, võib-olla see järjestus, rõhuasetused, natukene mõju ulatused vanusega muutuvad, aga pildil peavad mõlemad olema, selles ei ole küsimust. Ma ei olegi selle teooria ise kursis, aga ma saangi aru, et see ongi siis, et teatud vanuses see isa roll muutubki tähtsamaks, et võib-olla see ongi selline siis noor puberteet, et seal ongi seda isa vaja rohkem pildis näha. Jah, see oli nagu Tõnu Ots, jah. Doktor Noorman siis. Jah, doktor Noorman. Tema, ma ei ole täpselt seda kohta nagu niimoodi teadvustanud või sellise hea halb ja õige vale, aga jah, neid jagamisi on olnud ju erinevates lähenemistes, erinevates filosoofiates ja koolkondades ja tõepoolest, et algul on ema roll tähtsam, kuna see lihtsalt see läheduse tunne on ju emast tulnud, ütleme, et piltlikult öeldes, kui ema nabanööri kaudu sa oled tegelikult universumiga ühenduses läbi ema filtri, natuke sügav lähenemine, aga kui nabanöör läbi lõigatakse, et ega siis energianöör jääb ikka edasi. Et see iseseisvumine sealt emast kaugenemise ikkagi võtab aega ja ka mina olen lugenud mitmetelt poolelt, et kuskil seal puberteedi ikka eriti, kui veidi varem see isa roll hakkab kasvama, eriti vastustusrikas on ta siis, kui on siis puberteediga tegelikult, kus poisid tahavad siis sellest mehelikust olemusest aru saada ja tütred hakkavad ka vaatama, et mis need mehed siis siin maailmas on. Ja just, ja seal on ju veel see, et tütred kogevad ainsat puhast tingimusteta armastust just nimelt nagu isadelt, et milline, mitte just nimelt isadelt, vaid just mehelikku armastust, et milline see päris armastus siis välja on. Hiljem nad hakkavad täpselt samasugust armastust meestelt otsima. Pluss siis veel see, et me lastena ju vaatame peegelduste pealt, et kui isa toob emale lilli ja tütar seda näeb, et emal on tohutult hea meel ja muutub hästi rõõmsaks sellest, siis ta ju otsib hiljem elus samasugust meest, kes tekitaks minus samasuguse tunde, nagu minu emal oli seal. Poistel samamoodi.
et me vaatame neid eeskujusid hästi kriitilise pilguga või hästi tähelepanelikult, oluliselt täpsemini, kui me nagu isadena seda ette kujutame, et kuidas meie lapsed meid monitoorivad. Ja just võib-olla seal puberteedis ongi just, seal hakkavad ju tekkima esimesed, ma tahaks öelda esimese asjana suhted, aga tegelikult nagu me hakkame seal neid tundeid ära tundma enda sees, et need on minu tunded ja et on nagu kurvad ja rõõmsad ja nii edasi. Ja mees energia ülesanne on ju korda luua, nagu hoida korda. Muidu on nagu hästi palju, naisenergias võibki olla nagu neid variante ja tundeid ja hästi palju meestel on ülesanne korda luua. Või siis vähemalt mees energial. Ja seal ongi vaja aidata lastel korda luua enda tunnetes, aru saada sellest seesama, mis on õige vale, eelnevalt teada on juba, mis on hea ja halb. Ja kui sa nüüd kodust ära lähed ja seal nagu eksid mingite normireeglite vastu, et siis sa saad alati tagasi tulla ja sulle neid selgitatakse ja see headus püsib seal alles, et seal isade roll hästi oluline, hoida just seda korda, mitte minna paanikas, sest emad ju on loodud natuke muretsema ka, et kui need lapsed seal puberteedi-eas hakkavad kodus kogetud katsetama väljas ja ebaõnnestuvad, siis nad peavad saama tagasi tulla, aga siis see karjuv isa või nuttev ema nagu ei aita kuidagi, ja seal muutub hoopis oluliseks paarisuhte kvaliteet, et isa juba valmistab ema kodus ette, kui see eelduslikult võib-olla purjus laps koju tuleb. Et see ei ole nagu maailma lõpp, et see on episood ja et see läheb üle ja ootame, kuni ta kaineks saab ja siis räägime ja kõik see, et mitte nagu ema lendab koridoris kõigepealt harjavarrega kallale pojale ja siis hiljem selgub, et ei olnudki purjus väsinud, oli hoopis. See on väga huvitav vaatama. Minul on natuke nooremad lapsed, mul veel ei ole selliseid kogemusi, aga jah, et isa roll on tõesti ju sellel hetkel ka võib-olla tõesti ema rahustada ja hoida seda selles mõttes tasakaalu. Et ikka juhtub ju lastele, et see on, lapsed peavad proovima asju, et see on loomulik nende puhul. Ja see tuleb ka minul see teadmine väga sellest, et kui me anname edasisidet enda matkadele, et räägime jälle emadele seda, eks ole, et me lähme ja oleme 3 päeva seal metsas ja et palun ärge väga helistage, kui teil vähegi on võimalik, et las nad seal tegelevad enda asjadega ja see ema kõne nagu ei toeta iseseisvumist üldse antud juhul, et kui neil on mure, nad helistavad, kui aku tühi, helistavad meie telefonid. Aga et seal ongi tunda seda, et emadel ei ole, et seal kodus ei ole siis, kui laps ära võtta, siis ei ole nagu midagi teha enam. See on täpselt isade koht, nüüd nagu tasakaalustage oma naisi, siis palun, hoidke neid seal nagu töös kõik need 3 päeva, eks. Et neil seal tore ja hea oleks, et nad ei annaks kogu seda ema armastust sinna laste peale. Just. Aga iseseisvumine on ka hea märksõna, mille sa välja tõid ja Urmas ka enne ütles, et oluline on see, et nad ju ise lõpuks hakkama saaksid, et see on see nii-öelda mõõdupuu, mille järgi me vaatame, et kas me oleme siis isadena või lapsevanemates hästi toime tulnud või mitte. Ja see toime tulemiseks osa vastutuse võtmine, et kas on ka mingid selliseid erilisi asju, et kuidas te olete õpetanud või toetanud lapsi ise vastutust võtma, iseseisvuma? Võib-olla ennem täiendaks sinu juttu siin või mul jäi kõlama, sa siin üsna mitu plokki tagasi ütlesid, et mehe roll on, et ole kohal ja armasta oma naist. Et sa lähed koju ja kõigepealt viska see info sinna ja siis selle ümber hakkab kõik muu arenema. Ehk olete kuulnud sellist ju ütlemist, et nii nagu sees, nii väljas, nii nagu üleval, nii all. Ehk kõik see suhe toimub sinu sees ja mina olen siis enda nagu arengutes pannud enda selle nagu iseloomustanud siis seda niimoodi, et igas ühes meis on mees ja naise energia siis mingis tasakaalus, see on pidevas liikumises ja selle kokkupuute koha peal on siis tekib see süütunne. Ja mehelik energia kvaliteet on siis olla kohal ja tekitada oma sisemisele naisele turvaline olek. Sest kui sa oled siia mehena maa peale tulnud, siis sa oledki tulnud lihtsalt mehena kohal olema. Aga kes siis kuidas oskab seda või kuidas välja tuleb. Ja kui see sinu sisemine naine tunneb ennast turvaliselt sees, siis tee silmad lahti ja ta tantsib ka väljas tegelikult. Ja naistel on nüüd siis teine pool.
sest ja meie ei saa tegeleda oma sisemise naisega mehed, sa pead talle lihtsalt tekitama olukorra. Ja siis naistel vastupidi, sa ei saa nõuda ei välise mehe käest, et hakka nüüd selliseks, vaid sa saad tekitada talle olukorra. Ehk sa pead laskma tal olla mehena turvalise naise kohal, ehk sa pead oma sisemise naise maha rahustama, lasema oma sisemisel mehel troonile tõusta, siis teil silmad lahti ja nii on ka väljas. Et ja siis tunnevad seda teised ka kõik. Ja see võib-olla hakkab natuke selle poodiumiga, mis ma rääkisin, et pead sinna nagu meestele ruumi tegema, et emad peaksid sinna isadele ruumi tegema natuke. Ühe asja ma õiendaks ka veel ära, et mina ei ole eelmise põlvkonna ise. Minu noorim laps on 10. Ja, ma ütlengi, et see oli mina olen eelmise põlvkonna ise, minul on 20. Kui sa oled noorem kui mina, mulle tundub. Ja ma ütlen, see selles mõttes meelevaldne termin, et ma ise jälle tunnen ennast, ma olen küll natuke neist noorem, mitte palju, aga lapsed on mul ikkagi, kõige vanem on praegu 11, mis tähendab, aga ma ikkagi oma jälle põhimõtet, et ma samastun ikkagi nüüd rohkem pigem teiega, kui kuulates teid. et ma arvan, et see termin ei ole selles mõttes üldse korrektne, aga lihtsalt kuidagi tundus, et see temaatika midagi sellist, mida mina veel ei taju, aga samas nagu silmad lahti teed ümber vaatad, siis vaatad, see ikkagi on toimumus. Et sellepärast ma kuidagi proovisin tõmmata sinna mingit joont vahele, aga ma arvan, et see ei ole kunagi must ja valge maailmas, et ei ole põhjust seda niimoodi üldistada. ma ka niisama lihtsalt. Ja, et ei tea, kuidas meil nagu, et palju meid see ajaline keskkond, sina ilmselt oskad rääkida seda, et kuidas nagu ajaline keskkond mõjutab isaks olemist. Et see, me ei saa kunagi võrrelda, sest enda vanus muutub ka, aga et Eesti on ju läbi teinud ka mingi sealt samast küüditamisest kuni laulva revolutsioonini suhteliselt nagu meie silme all, eks, et kuidas see mõjutab siis, et kui sul esimene laps, milline sa isa siis olid ja nüüd see 10-aastane, et milline sa isa nüüd oled, see ongi võib-olla 2 erinevat maailma. See on tõepoolest see, et mida ka mina, kui ma olin siis esimese põlvkonna isa, siis ma ikka arvasin, et see noorus, huljus ja see hasart, see on nagu kõige tähtsam elus ja mida need vanemad inimesed ikka räägivad, siis tänapäeval ma saan ikka aru, mis on ikka elukogemus. See kogemus osata, vaadata, ma olen läbi kogenud lihtsalt selles, mul on palju parem seda teistele edasi anda, kui ma olen ise kogenud. No, absoluutselt, et minu meelest ka selles mõttes on huvitav, kuidas loodus on pannud kokku nagu selle, et kui sa oled noor mees, sul ei ole veel mitte midagi, kõik on loomata ja siis mõistust ka väga ei ole, jõudu on ülipalju, eks meestel üldse see aeg, kus jõud ja mõistus on tasakaalus, on hästi lühike seal kuskil 15 aastat 40-55 või midagi sellist. Ja siis sa pead tegema seal nooruses oma kõik need eluotsused ära, nagu selle õige naise suutma kuidagi välja valides, need kõige paremad lapsed kuidagi targaks kasvatama, iseseisvaks ja nii edasi. Ise sa täiesti saabas samal ajal, jooksed ringi, otsid ise ennast taga ja ei tea üldse, mis see nagu sinu elu selle kõige juures on. Selles mõttes nagu väga hea mõte, et võib-olla me peaks ka veel korraks isaks hakkama, et see tundub väga ahvatlev praegu, et tänase teadlikkuse juures. Ma kuidagi viimasel ajal oma ettevõtmisi vaatan ja maailma asju vaatan, et on siis nagu tänapäeval ju meid kõiki puudutab natuke sõna sõda. On siis need parketikindralid, kes teavad, kuidas sõda käib ja on siis need kindralid, kes oskavad sõdida. Ehk ma ütlen, et kui ma olin noorem, et siis ma olin nagu parketikindral, raamatust lugesid, mõtlesid, et nii asjad käivadki, aga nüüd ma olen paljud asjad läbi kogenud. Mina olin nii tark, et mina ei lugenud raamatust ka. Ma teadsin väga hästi, kuidas käib. aga ma sellel kirjutan ka kindlasti alla, et see eneseareng läbi isaks olemise, et see on ikkagi see kõige olulisem, et tegelikult me ikkagi see aeg mõelda ja lasta settida nendel asjadel, mida ma olen kogenud, et see ikkagi muudab kardinaalselt seda, kuidas me nagu edaspidi asju teeme. Et sul võib-olla see eelis on, et sul tõesti on see pikk ajavälp olnud nende laste jooksul on ju. Et see on andnud kindlasti palju taipamist juurde. Aga see võib-olla on ka selline hea teadmine isadele, et see on okei ju, et alguses ei teagi kõike, sul on seda kogemust ja sa jõuadki mingite asjadeni hiljem. Ja see ei tähenda seda, et midagi valesti oleks läinud, et seda me ju ka enne rääkisime. Et seda ei saa öelda, et see vale, üks on õige või teine on vale, et me peame seda vaatama, kuidas see lõpus see olukord on.
et mõnikord see alguses halvana tundub asi või et mõni treener ütleb halvasti, et see võib kujuneda väga positiivseks muutuseks meie elus. Ja, et mis ajahorisonti vaadata ja, et ega midagi juhuslikku ei ole, et kõigel on mingi oma koht ja nii siis järelikult peab olema, eks just. Ega midagi siin nagu selles osas ei ole heietada rohkem midagi, ma arvan. Just, täitsa nõus. Aga ikkagi tagasi tulla selle juurde, et kuidas ikkagi lastele seda sellist iseseisvust, vastutust, et kuidas seda õpetada või kuidas neile toeks olla, et neil seda tekiks rohkem, et olla mitte see liiga ülehoolitsev ise? No mina olen enda jaoks selle nagu sätestanud nagu niimoodi, et kõik me siin maailmas oleme üks jumalik puudutus, ka meie vanemad. Ja loojal oli vanematega oma plaan, meiega oma plaan, nii et nad on põhimõtteliselt meie jaoks kanderaketid, ei midagi muud. Sest et ja siis, kui meist igaüks meie vanemad saaks oma plaanist, oma jumalikust plaanist võimalikult palju aru, siis on nagu hästi. Ja meie ise, kui me nüüd kipume hästi palju raamistama seda jumalikku olendit ehk meie last, et siis ma natukene ikkagi vaatan, lasen natuke nii olla, nii nagu üleval, nii all. Ehk ma tegelikult aitan tal lapsel kohaneda siin maailmas. Loomulikult, eks ta tuleb nõu küsima, eks ma kipun mingi asjaga natuke ikkagi nagu õpetama ka. Aga kuna Eesti haridussüsteem minu arust vajab täielikku reformimist, on üks nõukaaja jäänuk tublide pingutavate õpetajatega, PISA-testide heaks ja nii edasi, siis kõik lapsed, kes on vähegi võimelised olnud või tahtnud minna, praktiliselt kõik on ka tahtnud, saadan vähemalt gümnaasiumist välismaale õppima. Ja see on selline muutus, mis seal toimub. Isegi kuidas ta hakkab ise oma elu vaatama, eesmärke seadma, nautima, hoopis isegi ka mingid spordialad, mida mina olen siiamaani nagu öelnud, et kui sa võid ju kõiki asju teha, aga ütleme, et ausalt öeldes tore on küll kuuli tõugata, aga ütleme, et kaugele ei jõua, aga kui sa näiteks, ma ei tea, õpid kas või natuke keskpäraselt tennist mängima või tantsima või laulma või ühte pilli mängima või need on kõik asjad, mis sa saad endaga alati kaasas kanda, ilma kotita kusjuures. Ja saad alati igas maailmanurgas hakkama. Ehk mina olengi võtnud raudselt selle, et ma proovin aru saada sellest jumalikust andest, proovin seda toetada ja siis, kui nõu küsitakse, siis annan. No, täitsa nõus sellega, et vanemad on ikka üks värav laste siia tulemiseks ja meil nagu rohkem õigusi nende üle väga ei ole, et otsustada, et mis sust saab või kuidas see käib või mis, eks. Üldiselt vastutusvõime kujuneb läbi otsustamise võimaluse, et kui sa saad teha otsuseid ja neid otsuseid ellu viia, siis hakkab ka arusaamine sellest, et ma pean vastutama oma otsuste eest. Mina näen seda laste peal väga palju, kuidas seda otsustamise võimalust väga ei anta või siis kui antakse, siis see võetakse kohe tagasi, sest sa ei tee nii nagu mõistlik on. Isegi kasvatusteadlased räägivad sellest, et juba 4-aastasena las ta paneb ise ennast riidesse ja kui õues on külm, siis ta tuleb tuppa tagasi ja paneb endale teised riided. Et seda tuleb lasta lihtsalt kogeda. Et see kõige hullem, mis saab teha, ongi see ette ära otsustamine. Et me otsustame laste eest ära. Ja siis me kipume panema ju selle nagu enda soovi sinna nagu esimeseks, et ma tahan, et minu laps kogeks ainult head. Või siis, et tal on vaja sellist kogemust saada. Ja siis sellel lapsel endal on lõpuks täitsa ükskõik, mis talle sinna nii-öelda taldrikusse pannakse. Ja siis ta harjubki sellega, et ta ei pea otsustama ja ta ei pea ka vastutama selle eest. Ja see on see, mida me meeste puhul ju enne kõike nagu hindame, et otsusta, jää oma otsuse juurde, läks mööda, panid puusse, okei, vabanda ja lähme edasi. Aga ole oma otsuses nagu selge ja võta vastutus selle eest, käitu vastavalt. Vaata, et su sõnad ja teod kokku lähevad. Ja see on asi, kus minu meelest praegu, mida me laste peegelsus näeme, et on hästi
hästi väheldane. Mina jälle võib-olla kaldusin enda lastega nagu teise äärmusesse, et ma lasin neil hästi palju otsustada. Aga mul olid mingid rõhuasetused, mida ma väga hoidsin nagu paigas. Ega ma ka ei teadnud, kuidas see käib, aga siis olid arvutimängud just tulid ja need telekamängud. Ja sealt tuli see, et ole hea, hoia oma nagu tegemistes tasakaalu. Ja see on tore, et seda on mõlemad lapsed nagu öelnud täiskasvanuna ka, ja siis on nii, nagu sina ütlesid, hoia tasakaalu. Et see on nagu hästi tore, kui need omast arust targad laused nagu tulevad veel targast kohast tagasi ka ise endale ka veel õpetusena. Et arvutis mängimine ei ole üldse halb, tee seda, see on nagu sinu põlvkonnal vajalik tegevus, aga jälgi seda ajalist tasakaalu, et palju sa teed seda, palju sa nüüd õues oled, palju sa nagu õppimisele, palju magamisele, kuidas see ülejäänud, sõna otseses mõttes tasakaalustatud selle arvutiga on. Ja nad püsisid täitsa mingisuguses loogilises nagu tasakaalus sellega. Et mis ma tahan öelda, et kui ma alguses ütlesin, et tuleb anda see otsustusvõimalus, et see iseseisvus ja vastutusvõime tekiks, siis lapsevanemana on ikkagi meie ülesannega hoida seda struktuuri. See on lapsevanema üks ülesanne, hoida seda mitte siis ainult nagu päevalist, kellaajalist struktuuri, aga just nagu sellist elu potentsiaali rakendamise struktuuri. Põhimõtteliselt rääkis Urmas täpselt sellest samast, et need anded tuleb esile tuua või lasta neil avalduda, veel täpsemini oleks nii. Ja see on see koht, kus see struktuur muutub ka oluliseks, et see laps ei jää nagu kuskile mugavustegevustesse kinni või sa ise annad talle nagu ekraani kätte, et kuule, mul on siin, praegu on jalgpall, et mängi sa siin oravatega nii kaua, kuni mul teen siin teisi asju. Ja siis sa pärast imestad, miks ta seal ekraanis on. Et just see, et hoidke, aidake tal hoida seda tasakaalu selle päeva sees ja struktuuri. Kui küsin, sa ütlesid, et kuidagi, et sa natukene see kaldusid liiga palju seda otsustust neile andma, et kas sa märkasid seal mingisuguseid... Seal võib tekkida nagu natuke hüljatuse tunne lastel, et me peame seadma piire, sest et muidu tervet maailma lapse jaoks on palju korraga. Ja nende piiride sees tunneb inimene ennast turvalisena, nüüd mitte segi ajada raamidega, eks ole, raamid on kivistunud ja sealt nagu ei saa välja enam. Aga piiride hoidmine vanemana on oluline ja kui nüüd laps proovib sealt piiridest nagu üle astuda ja õnnestub, siis sa nihustad neid piire järgi lihtsalt. Ja kui ta ebaõnnestub, siis ta tuleb nagunii sinna piiri sisse tagasi, järelikult ei ole veel aeg nihutada seda. Aga see on koht, kus sa pead nagu jälgima ja märkama seda. Ja meie lasime neid piire nagu üsna nagu kergesti järgi nagu niimoodi mõlemalt abikaasaga üsna nagu vaatasime, pigem mitte ei lasnud neid piire võib-olla alati ületada, aga juba nagu nihutasime eest ära, sest me ise tulime mõlemad peredest, kus lapsed olidki nagu ma ei taha öelda nüüd üljatud kindlasti mitte, minul on väga toredad ja pehmed vanemad olnud, aga et see iseseisvumine nagu ka tolleaegses ühiskonnas, kolhoosi ühiskonnas, nagu toimuski kiiremini, et sa pididki ise hakkama saama. Et me kippusin selle suhtumise, me teeme mõlemad abikaasaga sellesse päeva, kus võib-olla oleks pidanud nagu neid piire natuke rohkem hoidma. Aga ma ei ole sellele ka negatiivset peegeldust saanud, aga võib-olla seal sees nagu natukene nagu sellist soojust ja hoitust oleks võinud rohkem olla. Jälle selline doseerimise küsimuse tagantjärgi targutamine, et see väga ei anna midagi. Eks jah, teatud suunamine peab olema tõepoolest, kui nüüd kujutame ette, et laps nagu mitte midagi teha ei taha, et siis ikka kuidagi suunad, tee midagi. Aga mina olen pannud ikkagi esimesele kohale või nüüd hiljem esimesele kohale. Algul võib-olla esimeste lastega ei osanud seda nagu väärtustada, kui suur tähtsus on vabal tahtel, et aidata tal valida, mida sa saab omal vabal tahtel teha. Et jälle meil siin riigis on viimastel aastatel kõvasti ju proovile pandud, et mina suhtun sellest, kui inimene tahab, saab ka relvadeta vabaks, kui inimene tahab, on ka terve. Aga meil siin hakati ju selgeks tegema seda, et terve olemine ei ole mitte tahtmine terve olemine, vaid terve olemine on siis, kui sa piisaval arvul süstid või mingid muid asju teed.
ja nüüd me vaatame, ütleme natuke seda noh, kes nagu Eesti ühiskonda lähemalt vaatab, et kas või riigikaitses toimuvat, et käibki kõik loomulikult kabinetis ja arvuti taga ja nii edasi, aga samal ajal ütleme, kolmandik poisse ei kõlba võtta sõjaväkke ja kolmandik kukuvad sealt tervislikel põhjustel välja. Et nüüd nagu Ukraina näitel näeme, et vaba tahe on see ainult, mis võidab. Kui tahet ei ole, siis mitte midagi ei toimi. Isegi ükski relv ei aita. Et selles mõttes, et see vaba tahte kasvatamine, kui inimene saab oma vaba tahtega midagi teha ja silma särama selles suunas panna, siis seal ei ole ühtegi piiri. No see on kindlasti väga inspireeriv lause, et proovige esile tuua seda vaba tahet. See on ikka väga inspireeriv. Aga kuidas seda teha huvitav? Kuidas sa tood inimesele esile vaba tahte? Sa teed seda? Noh, ütleme, et eks meil ju vanematena ja teatud kogenenud inimestena on lastele õigus või võimalus, ühiskonnal on võimalus. Ma näen enda laste pealt, et siin sa pead kooli minema, kui sa lähed veel paremasse kooli, siis sa oled veel tublim ja siis sa pead niimoodi lõpetama, sa pead neid asju kõike tegema. Ja mul just üks nüüd viimane tütar, kes läks Šveitsi õppima, siis mul just siin praegu jutu ajal tuli meelde, et mina ise olin veel see, et ta tegi väga edukalt võistlustantsu, et siis mul oli peas, et sa peaks vähemalt 5 aastat tegema, et siis sul jääb elukeste varjumuse tants on ilus asi ja viimased 2 aastat ta tegi pisaratega tegelikult. Ma nägin, et üsna väiksest peast saadik oli kogu tema magamistuba ainult hobuse piltidega kaetud. Siis läks, ta lõpuks sai hobuse selga, aga sellest teatud arengu mõttes mina näpistasin tal see 2 aastat ära, mis tal oleks väga nagu vajalik olnud ja nüüd ta läks Šveitsi õppima, seal anti talle leht ette, vali ise. Terve spekter, jah. Terve spekter, kuhu sa minna tahad. Ja ta suutis vähemalt, ma ütlen, et 2 korda töökamaks hakata kui siinses sunni olukorras, kus tal oli ka 10-12 tunnilised tööpäevad. Seal ta suutis veel 2 korda töökamaks hakata omal tahtel. Et seda on nagu nii mõnus jälgida. See on kusjuures lapsevanemaks olemise selline igipõline küsimus, et kus sa pead nagu natuke tõukama ja kus nagu ära tee midagi, et äkki rikud ära, eks. Ja minul on ka enda poegade trennidega olnud ka see, et nagu ka sina ütlesid, et kergejõustikutreener tutistas ja siis sa ei läinud sinna enam, et ma ei tea, mis talle seal trennis ei meeldi, kui ta ei taha sinna enam minna ka sealt hooaega. Võib-olla lihtsalt see ala ei sobi, aga võib-olla seal mingi teine tüüp, kes ei sobi talle, võib-olla see treener ei sobi oma kõnepruugiga. Või mingi muu märk. Minust oleks niimoodi, ma arvan ise vähemalt 90% minust oleks saanud päris hea kergejõustiklane, päris hea keskmajooksja. Aga tänu sellele treenerile ei saanud. Et ma lihtsalt naudin jooksu niisama. Ja just. Et aga jah, et vanemana, et kuidas see nagu meil oli kodus, kui lapsed olid trenniajalised, siis meil oli nagu see, et tee ikka hooaeg lõpuni, et siis sa saad nagu valida järgmise. Ja siis nad ongi, et neil on mingid lemmikalad, mille juurde nad on jäänud, aga midagi on ka täitsa ära kadunud. Ja mina nüüd olümpiakomitees olen käivitanud sellise programmi, mis ei ole küll riigilt tuge leidnud siiamaani, kahjuks, et teadupoolest liikumine on tervise alus ja isegi Maailma Terviseorganisatsioon on siis kirjutanud ette, et 60 minutit aktiivset liikumist päevas igale lapsele. Aktiivne liikumine tähendab juhendatud, mitte lihtsalt müramist. Juhendatud ja siis on niimoodi, et 1-2 klassi kõik lapsed, kes kooli lähevad, siis saavad proovida seal kättesaadavaid alasid, seal 2-3 kuu kaupa, küll tennist, ma ei tea, jooksmist, orienteerumist, pallimänge, maadlust, kes mida tahab. Nii. Aga 3. aastaks sa valid ise 5 aastaks endale ühe neist aladest. Ise valid, nii nagu võõrkeelegi. Ja siis kohustud õppima 5 aastat seda.
seda ala ehk 5 aastat on siis see, mis tegelikult peaks sul tekitama elukestva harjumuse. Sa saad praktiliselt terve elu öelda, ma tegelesin selle alaga. Ja statistika on näidanud seda, et kellel see harjumus kujuneb, see järgib seda ka 80% ülejäänud elu. Küll, kui sa koolis võib-olla olid hoopis pallimängija, hakkasid hoopis sõpradega, ma ei tea, jooksmas käima või jalgrattaga sõitma või kui koolis maadlesid, hakkasid hoopis tennist mängima. Ja ma olen täiesti nõus. Aga see harjumus kujuneb ja me teame ju, et Eesti ühiskonnas, nüüd me läheme selle tervise peale, mis on nagu minu rida, aga 3% eestlasi võtab ju vererõhu arandamise tablette ja nii edasi, aga see on kõik ju ebatervislik söömine, ebatervislikud elumisviisid ja eelkõige vähene liikumine ja sellises olukorras nende harjumuste kujunemine on nagu ülitähtis. Aga lähme sinna pere juurde tagasi. Muuseas, perel on siin suur roll ja me üsna tihti armastame öelda, et kõik algab perest. Ja algabki perekonnast, aga kui vähemalt 3% on täitsa katki ja veel 3% on ka katki, no siis on kuidagi inimese elukaarel sattunud kooliperiood. Ja võtta seal kooliperioodil nüüd üsna palju on roll meie treeneritel, eelkõige meestreeneritel, kes on just täpselt puberteedi ja sees, kui sul kodus polegi kedagi. Et aga kahjuks ühiskond veel ei mõista seda. Ja, et kui minna sinna vaba tahte juurde tagasi, kust siis nagu see sisemine motivatsioon võiks tekkida ja see trennis käimine ja selline iseenese keha eest hoolitsemine, mis omakorda siis mõistuse eest hoolitseb, eks, et siis see on ka, mida me näeme klapp 3-des, mis on siis 7.-8. klass, 3-päevane metsamatk, liikumine umbes 10-15 kilomeetrit päevas, siis no me ikka tegeleme seal hästi lihtsate asjadega, et kõnnak kõigepealt. Et seljad sirgu, ninad üles, varbad koomale, mingid sellised asjad. Et siin tahaks küll vanematele hästi suurt tähelepanu juhtida sellele, et see trenni harjumus, ma täiesti nõus, et kui sellel lapsel tekib trennis käimise harjumus, mis on ülikriitiline ju, liikumine, uni, söömine, nagu rohkem polegi vaja, aga need on nagu 3 põhiasja, mida see inimese arenguks saad nagu kaasa anda. Et siis trennis käimise harjumus, liikumise harjumuse kujundamine, see on nagu nii tugevalt vanemate teema. Ja ma mõistan, kui need emad ja isad on ise kimpus enda eluga, siis jäävad need asjad nagu ära sealt üldse kodust. Võtkem kokku, nagu toetage seda, et tekiks enda märkamise, enda keha vajaduste märkamise selline harjumus. Et seesama selle liikumisharjumuse kõrvale võib panna selle, kuidas koolid on täis üleväsinud õpilasi, eks. Kuidas seda uneaega ikkagi ei suudeta tekitada, et ekraanide tagant minnakse kohe magama. Ei ole võimalik. Jaan Aru räägib sellest kogu aeg ja mitte ainult tema, eks. Et seesama struktuuri hoidmine jälle lapsevanema tööna, et aga seal jah see 3 ainsus, et see liikumine, söömine, magamine, me näeme seda laste peegelduses, et see on käest ära, mis siis avaldub hiljem ka seal samas kaitseväe loos, eks ole, ja reeglina just poisid, need, kes on nagu viletsamas seisus. Kui me teeme päevaseid rännakuid või matka, siis tüdrukud ei väsi ära niimoodi. Poistel on nagu keeruline, isegi mõnikord spordipoistel, sest need on harjunud 2-tunnise trenniga. Aga kui sa pead päev otsa liikuma vabas looduses, siis on nagu nemad panevad esimesena põlve maha, et kui 2 tundi on täis, joogipausi polnudki. Et seda kodust välja aitamist nagu, et seda oleks tohutult vaja. Tohutult. Aga see nõuab panema kohalolu jälle. Sa ei saa seda minna nagu sinna lastetuppa ütlema, et kuule nii, nüüd, püsti, dressid selga, õue. No see ei aita. Anna see isiklik eeskuju. Sest seal on see tablettide lugu, et võtame vererõhu alandajaid, kuigi võib-olla looduses liikumine teeks selle töö ise ka ära. Aga see sama teema, mis Urmas avasid, et hobid, trennid, et kuidas teie oma peres olete siis lapsi aidanud sellel teel, et nad leiaksid selle, kus nad tõesti tunnevad, et see on midagi sellist, mida ma teeks tundide kaupa.
et ma tunnen ennast siin väga hästi ja siin on midagi, mida ma tahaks veelgi rohkem teha. Noh, ma olen alati öelnud, et kui kellegil on tõesti lootust ja ta väga tahab ma ei tea, saada maailma parimaks, ma ei tea, kiiruisutamises või kuulitõukes, et ega ma sinna loomulikult ma aitan sellele tahtmisele kaasa, aga eks ma olen nende soovitusi andnud, ma siin juba ennem nimetasin need, mis eluks kasuks tulevad, et ühel hetkel on tantsuoskus ikkagi paneb silma säramini endal kui võib-olla mõnel kaaslasel, kelle poole sa varem hiljem vaatama hakkad. Ja ma olen, noh, võib-olla kindlasti mõnedki kuulevad, et tennis on näiteks selline asi, et kui sa õpid niisugusel heal keskmisel tasemel tennist mängima, siis ükskõik kuhu maailma nurka sa satud, Lõuna-Ameerikas või Aasias, mine selle suure linna kõige paremasse tenniseklubisse, proovi seal hakata kuskile klubi liikmeks, kui sa satud sinna elama, siis aasta pärast suhtled sa kogu selle ühiskonna kõikide kihtidega praktiliselt, sest sealt käivad läbi arstid, advokaadid, ettevõtjad, muidu mõnusad inimesed ja kus on kõige parem ikka tuttavaks saada, ikkagi paljalt ja sauna lava peal, seal on kõik võrdsed. Et noh, et see on nagu niisugune väga hea niisugune tugi ja ei vaja suurt seljakotti, et endaga kaasas kanda need oskused. Aga noh, muud hobid on nagu ikka, nagu ma ennem ka ütlesin, et et ühe pillimängimise oskus on parem, kui on see pill, mida jälle saab jälle lihtsalt kaasas kanda ja lauluoskus, see on alati, mis on sinuga. Noh, aga siis kõik muud on juba nii, kuidas kellelgi antud on. Pigem selliseid universaalseid asju oled ise soovitanud ja mis nagu on siis, ütleme siis pika periood, sest ma olen ka täitsa nõus, et jah, et iluvõimline võib-olla on selles mõttes selline karmala, et karjäär saab enne täisajad selliseks saamist läbi juba. Et siis sa seda nagu hobi korras väga ei tee enam. Jah, aga kindlasti, kui seda piisavalt teha, siis annab ta siukse vajaliku rühi ja graatsilisuse annab kaasa kindlasti. Just nagu annete osas või küsiks, kuidas teil peres? Annete osas või? Tänan küsimus, annetega oleme täiesti tavalised. Hobide osas, noh, minul on sellised raskesti jäljendatav hobi on puutöö tegemine näiteks. Et, ja ma sain sellest selle vanaisalt, kus ma olin tema puutöötoas jalus kogu aeg. No, ilmselgelt olid minu lapsed ka mul jalus kogu aeg puutöötoas. Aga üks asi, mida me abikaasaga mõlemad siis lastele, kui nad selles vanuses olid, kultiveerisime, oli selline nagu toimekus või selline nagu tragidus, et noh, tee. Et see, siis ei olnud suure ekraaniga telefone, kus sa võisid nagu tundide kaupa märkamatult istuda. Aga et just nagu see toimekus, et ka üks selline kaasas kantav oskus, ma arvan. Ma ei tea, kas inimesed sünnivad nagu laiskade ja tragidena või see tragidus on vist natuke nagu harjutatav ka. Aga et just, et tee, et siis kui sa annad midagi, sa saad midagi ja kui sa juba lood oma tegevusega mingit ruumi, siis sul on endal juba seal parem olla ja selline rõhuasetus oli meil küll. Ja noh, ja muidugi kaldusime ilmselt nagu oma selle asjaga sinna teise otsa, kus Eesti maal elavad pered ikka on, et noh, siis on nagu vaja jälle õunapuid lõigata ja siis on vaja põõsaid korrastada ja siis saavad kõik tassida asju ja stoovi otsast teise kevadel põletada ja sügisel riisuda ja noh, nagu hulluks minna. Sellele me tõmbasime ka kunagi nagu ise kriipsu peale, sest see tundus, et see ikka ei haaku enam tänase ühiskonnaga, et see nagu nii oluline ei ole. Aga seda tragidust me tahtsime küll alles hoida, see tundus hästi oluline. Aga kui me räägime vanusegrupist siis kuni 8–14, siis kindlasti ka nende hobidega oli ju see väljakutse, et vanemate valikud sealt ju kahtluse alla. Et loobumine, soov midagi muud katsetada. Ja me sellest natuke rääkisime ka, et see on võib-olla see vanema koht, kus ikkagi tuleb natukene hoida karmimat joont. Et millised kogemused teil sellega on?
no ma just täpselt seda aega just kirjeldasingi, kui mul tütar tantsis ja ma praktiliselt ikka sundisime teda ikkagi veel 2 aastat ära pingutama, teatud vanusegrupp ja teatud kogemus ja nii edasi kõik, aga ma nüüd tagantjärgi ütlen, et oleks pidanud laskma minna sinna, kus tal hing rohkem kutsus. Et mina olen neid ka enda matkadel täitsa nagu lapsi, kes on, vanemad on otsustanud, et minu laps peab mängima mingit pilli ja siis kui teised lapsed mängivad majas oma eakohaseid sotsialiseerumise mänge, siis tema istub lõkke ääres ja mõtleb oma mingist flöödieksamist. Noh, ei meeldi talle see flööt, ei meeldi talle see eksam, aga harjutama peaks ja siis on kuidagi, nukrameelsus on kaasas sellega. Et jah, siin nagu hästi haakub sellega, et ärge nagu hulluks minge kallid vanemad sellega. Küll, aga ma olen kuulnud jälle tänusid ka, kes on küll tõdenud, rääkinud tükk aega, et küll sunniti ja küll oli pisaraid ja küll oli kõik, aga nüüd olen tänulik, et ikkagi ma nüüd need oskused olen endale omandanud, ka neid on ka küll. Ja mõtlen, see on see õhkõrn piir, et kus sa pead nagu sundima ja kus lasta läheb isevoolu teed, aga et minul läks selles mõttes hästi, et vanem poeg oskab joonistada ja siis ta käis noorte kunstikoolis, mis on täna, kuna ta arhitektuuri õpib, siis hädavajalik oskuseks. Noorem poeg on nagu mina, et ei ole väga helde olnud loodus igasuguste annetega, eks, et siis, aga just seesama, et kui sa oled toimekas, küll sa leiad mingisuguse asja, mis sul nagu tasakaalustab sinu seda, mis iganes siis enesevarustamisega seonduvat nagu töötamist ja lihtsalt tuleb, et tuleb, ma arvan, et vanemana seal nagu lihtsalt olla nagu toeks või ka eeskujuks sellega, et midagi ikkagi teha. Mulle meenub praegu üks vene isa ühelt tagasiside koosolekult, kus ta kurtis, et no mul poiss täitsa luru, kurat, mul kõik olemas seal, supilauad, lainelauad, paadid, rattad, kõik, suusad, kõik midagi ei tee, tütar, vot see, kurat, selle meeldib. Siis ma ütlesin, et äkki pojale meeldib malet mängida. No mis kuradi male, meil kõik olemas seal ju. Et ärge siis sõitke nagu oma nende unistustega üle nendest, et laskem siis jälle see jumaliku sade avanemine, et oma anded ikka. Varem või hiljem me jõuame selleni. Nõus. Jah, see mõnes mõttes selle vaba tahtega kaasneb ju või haakub see teema, et kui ma saan ta ise vabalt valida, siis on tulemused ka teised. Et see sooritusvõime on meil hoopis teises kohas, kui me oleme selle otsuse ise teinud versus see, et siis keegi on öelnud, et see on see, mida sul vaja on. Ja, et võib-olla siit ongi nagu see, et kui sul on tõesti, sul on palju võimalusi ja sulle tundub, et ta on nagu loru ja ei taha ja aga las ta valib ise midagi. Midagi valib ise, isegi kui ta valib 6 aja pärast ümber, aga siis ta hakkab sellel teel minema juba. Just. Ja kui sa vanemana oled nagu annad eeskuju sinna, siis ta nagu nii valib midagi. See on nagu me kasvame nii tugevalt eeskujudes, selle ei maksa muretseda, laps teeb vanemaga alati koostööd. Vaadake joodikute perekondasid, laps saab peksa seal regulaarselt, ikka armastab oma vanemaid, sest paremaid ei ole. On niimoodi. Siis selline teema, mis on tänapäeval hästi aktuaalne, natuke ka jõudsime läbi selle sporditeema sinna, et see vaimne tervis, ehk siis see tervis üldisemad küll, aga just täna on ikkagi väga palju just noortel ja tegelikult just see puberteedi, see algusaastad on üha rohkem märgatakse ja see koroona tõi välja seda, et me noored on ikkagi jäänud kuidagi omapäi ja see mõjub nende sellisele vaimsele arengule päris tugevalt. Et kuidas teil oli? Kas te märkasite seda? Kas te kuidagi väga teadlikult jälgisite seda oma laste puhul, et kuidas nad oma vaimuga toime tulevad või see kuidagi tänu kõigele muule selle trennile ikkagi ei olnud nii aktuaalne teema? Ei, jah, ta on olnud. Ma olen üks ka Audentese kooli üks alguse liikmetest ja tänane omanik. Ja miks me selle kooli tegime? Juba tollel ajal ma tegin selle siis, või ma osalesin selles siis, kui minu esimesed lapsed läksid pea 30 aastat tagasi kooli. Ja see mõte oli see, et esimesel 3 aastal õppima. Aga ja ütleme, et ma kuidagi nagu sain
see oli, nüüd ma täna siin mõtlen tagant järgi, et ja see rütm läks nagu niimoodi edasi, et see on neile vaimsele arengule nagu päris hästi nagu mõjunud. Aga siis saatuse tahtel osad lapsed on läbinud sellise kadalipu, et sa pead eliitkooli saama, sa pead seal olema peaaegu et kõige parem, siis sa pead seda tegema, sa pead tantsima, sa pead seal, siis sa pead ja iga hommik ja õhtul on või iga päev on peaaegu et mingisuguse pingega, et kas sa oled piisavalt hea ja nii edasi. Ja vaimsed probleemid. Ja meie ühiskond ongi nagu siuke, et kogu meie haridussüsteem ongi selline, et sa pead olema edukas. Ja sa pead olema edukas teiste poolt ette kirjutatud asjadena. Et see tegelikult minu meelest vist varsti, ma arvan, et pea 50% Eesti lapsi on vaimsete häiretega. Alles hiljuti oli see kolmandik, aga see jõudsalt kasvab. Et ma ei tea, kuhu me nii jõuame. Kuidagi peaks midagi muutma ikka. Täitsa nõus. Aga mis spordiga seost puudutab, siis sport on siukene eriline hobi, et iga üks saab aru, peale kerget sörkimist, jooksmist, jalutamist või väikest sporti on alati näiteks parem olla. Et ja juhib mõtteid mujale ja nii edasi. Muidugi paremat nagu stressiravi ei ole kui sport, eks ole. Võin kohe uuringu tulemused siia ära öelda, et võeti depressiooni patsiendid ja 3 gruppi jagati. Üks siis, kellele mitte midagi ei pakutud, üks sai siis ravimit ja 3 gruppi vist oli nii, et üks sai ravimit, üks tegi ainult sporti, üks sai ravimit ja tegi sporti. Ja pärast kuut aega oli see nende stressi näitaja langenud suhteliselt ühes tempos. Ja siis, kui 4 kuud oli möödunud katse algusest, siis need, kes ainult sporti tegid, need olid jätkuvalt langustrendis. Ja need, kes ainult ravimit said, nendel hakkas juba tagasi tõusma. Ja siis need, kes siis oli kombineeritud, siis nemad siis olid seal kuskil jäänud selle nivoo peale. Ehk siis sport on kõige efektiivsem depressiooni ravi üldse pikaajaliselt. Et selles mõttes ei saa kuidagi alahinnata selle mõjuna. Ja siis muidugi hoiatame kohe nagu sinna skaala teise otsa sattumisest, et ma arvan, et maratonid on täis stressi ja depressiooni ravijaid, kes keelduvad tabletti võtmast. Elus üldse alati sul olid siin mõned muud head sõnad, aga mõõdukus igas asjas. Mõõdukus on nagu üks selline nii söömisel, liikumisel kui ka muudes. Ja mina lingiks veel selle stressiravimi, ma ei ütleks kohe depressioon, sest seda on palju ma olen nõus, aga enne on stress, eks. Just. Et stressi ravimine, et võt ongi, et kui me nüüd harjutame enda lapsed, esiteks hoiame päevastruktuuri neil ja aitame neil annetel avalduda ja aitame neil jõuda harjumuseni trenni teha. Kool nagunii on nii surutud nagu peale Eesti ühiskonnas, et sul ei ole varianti, see on kooli kohustus ja kõik lähevad ja ei huvita. Aga trenni sa pead lapsevanemana toetama jälle selle sama võib-olla isikliku eeskujuga. Et siis, ja nüüd hiljem, kui tulebki see koht, kus nagu stressil on kerge tekkida, siis sul on ka nagu lapsena olemas mingisugune enesejuhtimisoskus, et sa saadki, sul ongi trenni harjumus, sportimise harjumus, sa saadki seda maandada kuskile mõistlikul määral. Mitte see, et minu vanused mehed või siis sellised 40-sed mehed, et keskeas siis, kui on nagu kriis tuleb, siis kurat, ma noorena tegin ikka ka midagi ja nüüd hakkan ka jooksma ja siis jooksebki kõigepealt põlved puruks ja siis kehakaal ikka alla ei tule ja kuhugi ei jõua, siis on veel üks stress juures. Suitsetamise jättis ka maha, siis on veel 3 stressi korraga. Et see on siuke elukestev asi vanematel ülihea arenemise koht, nagu terve see jutust läbi käinud puberteedi koht, et see on ju vanemate arenemise koht. Lapsed nagunii on kodeeritud tegema seda, mida nad seal teevad. Aga et hoidkem nagu see baas hea, siis ei ole vaja seda vaimset häda nagu karta nii ilmsest ja kui see ka tuleb, siis sellest nagu osatakse välja tulla. See on see, mida mina soovitaks hoida.
Minul õnneks ei ole nagu isiklikus plaanis olnud väga suurt kokkupuudet kummagi enda lapse puhul, aga no matkadel muidugi näen jah, et neid lapsi, kellel on, kes teavad, mis asi on kliiniline psühholoog, noh siis neid ikka on ja noh, et seda statistika järgi ju ka, et neid ongi nii palju, et ja ikka koju tuleb vaadata jälle, mis need vanemad siis teevad, kus need oma eludega on, mis seal takistab siis mõistlikkuseni jõudmist. See hariduse teema ka on mitu korda läbi käinud, et küsiks selle nurgalt siis, et kui ikkagi tundub, et see meie haridussüsteem on mõnes kohas liiga selline ainult sellele ühele tulemusele orienteeritud ja see hakkab lapsele mõjuma, et kas see kuidagi olete pidanud ka toetama last, et teda nagu kuidagi maha võtta talt seda pinget või? Minul on olnud, minu abikaasa lasteema oli 5, mina olin 3 koolis. No nagu 3 oli juba päris hea tulemus minu puhul. Ja minu sõnum oli poistele kogu aeg see, et noh, tehke ära asjad. Noh, see nii nagu jaksate. Siis laste ema oli sellel positsioonil, et tuleb ikkagi nagu natuke pingutada ka. Ja ma arvan, et see on õige ka. Natukene ikkagi tuleb pingutada. Ja kuna ma ise ei ole nagu akadeemiliselt õppija, aga kui ma olen kõrgharidusega, aga ma ei ole kooli kunagi hästi sobinud. Või kooli õppimine pole mulle hästi sobinud. Et siis jällegi meil nagu valitses tasakaal ja mõlemad pojad on lõpetanud gümnaasiumi, üks neist Treffneri, et selles mõttes jällegi läks kuidagi hästi ilmselt sellega, aga ma ei mäleta küll, et me oleks nagu väga kuidagi surunud. Nooremal me toetasime küll seda, et keskkool on mõistlik mõte, gümnaasium. Ja mitte nagu nii väga nagu hariduse mõttes, kuivõrd just nagu seltskonna mõttes. Et seda me oleme küll hoidnud jah, et sellist teatud ühiskonna survet siis ikkagi võtsite maha läbi oma väärtuste. Ja mina ei ole nagu neid, mina olen alati tasakaalustanud sellega, et 3 on väga okei hinne. Kui sa hiljem tööle lähed, keegi ei küsi su käest mingit 6. klassi lõputunnistust või gümnaasiumi lõputunnistust, et pigem nagu see stress ei kaalu nagu seda tulemust üles. Kuna meil on nagu see tõesti maailma parimaks tunnistatud koolisüsteem, mida mõõdab PISA test, mis mõõdab mingeid kindlaid näitajaid, siis kogu see lastekari, koolis käiv lastekari on orienteeritud täpselt sellistele tulemustele, nagu seal PISA testis vaja on. Et ega see, ja teistpidi ei ole ühtegi uuringut, mis ütleks, et PISA testi ja elus hakkama saamise vahel mingi seos on. Jah, täna on see tõesti küsimuse alla seatud juba. Jah, et miks seda mõõdetakse? Jah, just täpselt, et mis tundub, et kui statistikat vaadata, siis enesetappude ja selle vahel on ikka seos. Ja seoseid leiab igalt poolt. Või see, et eliitkoolide lapsi on kõige... seoseid tõenäoliselt. Ja, või siis, et nagu eliitkoolide lapsi või siis kõige paremaid nagu 5 on alati kõige rohkem ka psühhoneuroloogia haiglas, eks ole. Et igasugust kas sõltuvusravidega või siis nagu depressiooniga, eks. Ja tõsi, sellised seosed on olemas, jah. Kuidas sul, Urmas, sellise ühiskondliku survega lastele, et oled pidanud tegelema, et seda maha võtta? Et ütleme, et jah, natukene nendega, kes riigikoolis käinud on, et nendega on tulnud. Just seesama, et sa pead olema parim, muidu sa oled läbi kukkunud. Et jah, natuke on. Aga eks seal on muid põhjuseid ka. Aga oma arvamuse ma juba selle koolisüsteemi kohta ütlesin ja eks me kõik, üldse tänane teema on pigem isa, aga üldse ka laste kasvatamine ja nagu ma ütlesin, mulle isiklikult puudutab mind väga, kui eriti riigi juhtivate tegelaste poolt visatakse kinnas kodudesse. Kui 3 kodusid on katki täiesti. Nii siis pole mõtet sinna loopida seda kinnast. Ja siis, aga meil on inimese elukaarel kooliperiood, kus me saame teatud lünki natukene tasakaalustada targalt käitudes. Aga ka ja ühiskonnas on veelgi kohti,
lasteaias isadepäev, kus pooled kohal olnud on vanaemad ja emad ja nüüd lähme kõik teeme siit laua alt läbi tirelid ja vanaemad kaasa arvatud sinna isa eest. No, ütleme, siis ma vaatan, ma olen valmis küll seal mõne lapse eest ise tireli tegema, ütleme vanaemal, istu sina sinna. Et see on nagu valus koht, ma näen kohe nagu tegelikult, et selles mõttes ühiskonnal oma suhtumisega on mõistlik sellega nüüd natuke midagi peale hakata. Ehk üks on see nüüd see, et sa pead olema kõigist parim, see vaimsete häirete põhjus, aga see sama katkine kodu, seal on muidki põhjuseid. Et ühiskonnas on mõistlik kollektiivselt sellega tegeleda natuke. Nõus. Korra sellise ühe oma mõtte lisan, et kui nüüd sellistest just sellist, et sa pead olema kõige tublim. Et ma tihti ikkagi näen, et me lastevanematena oleme ise endale ka kuidagi sisendanud, me peame vastama mingitele normidele, teadmata, kes need normid seadnud on, me pole kunagi mõtestanud seda, et kui me nüüd ikkagi vaatame sellist isa rolli, et mis me isadana ikkagi saaks teha selleks, et seda pead survet maha võtta. Jah, eks see ühiskond ja ümbrus kehtestab meile oma draamid, aga mäleta, kes see siin niimoodi pool naljatades ütles, et me ju magame täna tõenäoliselt paremas voodis kui Kleopatra omal ajal ja oleme rohkem maid näinud enamusid paljud inimesed kui Aleksander Suur. Et meil on tegelikult ju imeline aeg elada antud ja me suudame selle ise nii stressirohkeks teha kõikide oma seatud eesmärkide ja piirangutega ja et võiks rahulikumalt võtta. Olla tänulik sellele, mis on. Täpselt. Jah, aga seda üleminekut, ega väliste teguritega seda on väga keeruline teha, et eks see põlvkondade vahetus tuleb ilmselt, või see nõuabki põlvkonna vahetust võib-olla. Et paratamatult võib-olla need, kes täna ongi need samad 8 kuni 14, kellest me siin räägime, et siis see nende aeg võib-olla on nemad, see põlvkond on oluliselt tundlikum, empaatilisem, tundeid väärtustav. Ja neil on see võimalus kindlasti ja meil on me oleme võtnud ju mingid normid enda peredest kaasa, päritolu peredest ja siis me ei ole nendest päris lõpuni aru saanud ja siis me kanname neid edasi enda lastele aru saamata päris täpselt miks ja kui tugevalt siis seda peab tegema, aga muud ka ei oska ja kui sa enda elu nagu enda elusse ei süvene ja ei mõtesta seda, et mida sa enda elus ise teha tahad, mis see sinu jumalik säde on. See vist on Kanti väljend iseenesest, see jumalik säde. Aga kindlasti ka budismis nagu nimetatud, et ehk et siis mis see sinu isiklik nagu või nagu sünnipärane potentsiaal siis on, mida sa peaksid rakendama, et seni kuni sa seda ei ole üles leidnud, ega sa ei suuda kedagi teist ka inspireerida. Ja seni kuni sa seda üles ei leia, seni sa sahmitki ringi, otsidki taga, et olla kõigist kõige parem, aga sa ei saa kõikidel spordialadel kõige parem olla, sa jooksedki ennast juba ainuüksi alade vahetuses juba jooksed ennast juba ribadeks, eks, et võtkem ise ennast fookusesse, see on see teema, et vaadake, kus sa ise oled, mis sul on, mis on hea, mida säilitada ja millest kindlasti tasuks kohe loobuda. Ja ma ei mõtle siin nagu mingit kodukoristust, kuigi ka seda, vaid just nagu neid väärtusi, et mida me kanname edasi. Nagu siin jutust on korduvalt läbi käinud, et see aeg on hästi palju muutunud, ühiskonnad, normid, ma ei tea, suhtumine rahasse on hästi palju muutunud, nüüd veel ka nagu energiasse või soojusesse, eks. Et jah, nagu Urmas ütleb, et olge selle eest tänulikud, mis teil praegu parasjagu on. Keskenduge sellele ja vaadake, mis siis selle koha pealt edasi saab, mitte see, et see siht on kuskil kaugel ja siis sa unustud ära, et võib-olla su tänane ülesanne ongi oma perele turvalisust tagada ja kas sa siis tagad seda, kui sa nagu oled otsustanud, et raha on turvalisuse ekvivalent, eks. Ei pruugi olla. Me ei oska hetkes olla. Me oleme millegi, kogu aeg oleme teel kuhugi. Hetkes me ei ole. Jah. Ega siin nagu ei saa hukka mõista ka, eks meil nagu ühiskonnana ongi keeruline, me alles õpime seda terve ühiskonnana. Ei ole nii stabiilset riiki meil olnud ju, nagu kuna viimati mitusada aastat tagasi, mitmed sajad aastat tagasi võib olla. Et meil ei ole nii kaua ju olnud oma
ühiskonda, mida me ise ehitada saame ja see on täpselt see, mis siin jutust ka läbi jookseb, et ühiskonnas on noore ühiskonna probleemid ja ainus, mis nendest aitab üle olla, ongi see isiklik areng. See, et ise tagada see, et ma ise endaga hästi läbi saan. See on ilmselt ainus. Jah, et kui iga inimene teeks ühe inimese õnnelikuks siin maailmas, siis oleks ju kõik korras. Iseenda näiteks, alustuseks iseenda, eks. Nii on. Ja, just. Aga ma küsiks nüüd viimase küsimuse. Ja seda küsiks nii, et mis on olnud teile selline enda kõige suurem arengukoht isana, et mis ta tahaks ise välja tuua, kui peaks ühe asja välja tuua? No, minul on sellega natuke raskusi. Ikka küsitakse igasuguseid imelikke küsimusi. Kõigepealt siia otse ma vastan, et minu areng on pidev olnud, ma ei oska siit midagi väga välja tuua, loomulikult kui väga otsida, siis mõned asjad seal sees on, millest nagu mõned asjad seal sees on olnud, aga küsitakse ettevõtjana või kuidas sa suudad näiteks, ma ei tea, selle vaimse ja materiaalse elu siis nagu kokku panna. Mina küsin vastu, aga kuidas sina selle ära suudad lahutada? Pea skutt ainult või mingi asi. Et samamoodi jälle, et mul on olnud kõik siukene mõnus õppimine, areng, et ei ole niukest järsku kohta ei ole olnud ja kindlasti ma olen nüüd siis selle teise põlvkonna laste kasvatamisel olen kindlasti märksa targem ja märksa paindlikum, kui võib-olla oskasin olla siis selle esimese põlvkonna laste kasvatamisel ja mõningad märgid on seal sees siis sellised, nagu ma ennem nimetasin, et mida mu tütar ütles, et mis talle elus tähtis oli see, millest mina ei osanud üldse nagu lugu pidada, et nagu märgata rohkem, mis tegelikult nagu neile korda läheb. Ja lihtsalt olen äärmiselt tänulik, et nad on mulle täpselt samasugused õpetajad, nagu mina neilegi. Et nad on mind niimoodi kõvasti ikka harinud. Minul on olnud mitte päris vastupidi, aga ma arvan, et see ülemineku riitus ikkagi algaski isaks saamisega. Et kuna mina olen see põlvkond, kes ei sattunud ei Vene sõjaväkke ega Eesti sõjaväkke. Seda loeti nagu mingis mõttes nagu ülemineku riituseks, aga kuigi see on ka nagu vale, aga vähemalt oli mingisugunegi asi. Et kus sa siis nagu mees oled ja kus sa poiss oled. Ja ega see nagu isana veel ei pruugi mees olla. Eks. Et minul lõi küll mingisuguse eluvaate nagu selgeks isaks saamine mõlema lapse puhul. Et esimese lapsega ühtemoodi, teise 2 aastat hiljem sündinud pojaga nagu sama asi, aga teistmoodi. Et nüüd on nagu see minu kari, kelle eest mina vastutan ja kõik see tõi nagu fookuse kuskilt selliselt nagu lihtsalt planktonlikult hõljumiselt nagu fookusesse. Et see on olnud hästi selge selline muutuse koht minu jaoks. Ja edasi on olnud tõesti nagu selline ühtlane arenemine koos nendega ja tõepoolest, et nad on väga head õpetajad ja see on nagu alati ju ka see, et kõige parem õppimise meetod ongi teiste õpetamine. Et see toimub seal ju kogu aeg, igas hetkes. Kui sa oled selle vanuste lastega kodus koos elad, siis kogu aeg õpid ja õpetad samal ajal ja kõik teevad seda, kõik pereliikmed. Et see on hästi oluline märkamise koht ja olnud hästi, hästi mõnus teekond. Ja ma olen hästi tänulik selle eest, et ma nagu sõna otseses mõttes nagu valisin selle isaks olemise teekonna ja täna muidugi tänase kogemuse ja teadmise juures teeks väga palju asju teistmoodi. Aga see ei aita miskit, et kogu selles valus ja vaevas, rõõmus ja õnnes ma olen ikka väga nautinud seda teekonda. Täitsa selline üks naudingu viis.
isaks olemine. Aga aitäh teile, et te tulite, vestlesite minuga, et mina jälle ka kuulsin väga palju uusi selliseid huvitavaid vaatenurki ja tänud ka selle eest, et te olete olnud nii teadlikud isad. Ja ma väga loodan, et on nüüd isasid, kes siin meid kuulates, neil tekib ka taipamisi, äratundmisi ja võib-olla ka võtab neilt mingisuguseid hirme või ootusi maha, et see isaks olemise vastutus on nii suur, et nad õpivad ka hetkes olema ja nautima seda protsessi. Aitäh teile! Aitäh!